Palju õnne, Laura, 4. raamatu ilmuse puhul. Aplaus! Mis hetkel sind tabas see joovastus, et nüüd ongi 4. raamat, kas siis, kui sa täna siia jõudsid või siis, kui sa nägid raamatupoes esimest korda seda raamatut või siis, kui sa said teada trükikojas, et nüüd on valmis või siis, kui sa lõpetasid kirjutamise? Ma arvan, et ikkagi täna on see nagu kuidagi reaalsemaks saanud, sest täna ma saan inimestega koos tähistada seda, et see raamat on reaalsuseks saanud. Et minu jaoks see protsess alati, kui raamat tuleb trükikohast välja, on niisugune hästi kummaline, et siis sa saad selle portsu endale koju. Need raamatud on ikka kuidagi sinuga, nad lähevad sinna raamatupoodi, sa täpselt ei tea, mis nendega seal toimub edasi, et see on niisugune anonüümne. Aga siis, kui sa saadki päriselt kuidagi tulla inimestega kokku, inimestega, kes on seda raamatut juba lugenud või kes tunnevad selle raamatu vastu huvi, et siis see nagu saab kuidagi reaalsemaks. Tõstke käsi, kes on juba jõudnud selle raamatu läbi lugeda. Aha, väga hea. Siis tean, kui palju võib spoilida, kui palju ei tohi. Ja tõstke käsi, kes peavad ennast Laura sõpradeks, lähedasteks ja pereks. Väga hea. Siis neile, kes ei tea, siis võib-olla sa räägid natukene enda taustast, et kuidas üldse saad rääkida nii usutavalt sellisest teemast nagu vaimne tervis? No ma arvan, et kindlasti see nagu algne teekond hakkas sealt, kui ma õpetajana sattusin sellesse rolli, et ma ikkagi väga palju olin noorte jaoks selline vaimse tervise tugi ja see kindlasti tõukas seda huvi tagant, et kui sa näed nagu pidevalt mingeid korduvaid probleeme, mingeid murekohti, et siis sa ikkagi hakkad ise ka uurima ja lugema nende kohta, et kuidas ma siis seda inimest toetan või kuidas ma ise neid asju paremini mõistan. Ja ühel hetkel ma ütleks, et see huvi nagu kasvas nii palju, et see lõpetamishuvi minus isegi nagu vaimus ja jäigi rohkem just see vaimse tervise pool ja siis ma saingi aru, et pigem minus on võib-olla praegu rohkem seda nõustaja potentsiaali. Ma läksin õppisin kogemusnõustajaks ja selle teose toimetamise aeg jäi ka nagu mõnusalt just sinna, et ma olingi seal kogemusnõustaja koolitusel, ma kogu aeg õppisin neid uusi asju juurde ja siis ma sain seda teost natukene veel lihvida ja täiendada, et päris mitmed selles loos on nagu hästi siuksed läbivad nagu kohad ka need, kus peategelane Mirr ongi siis psühholoogi juures, ta peab neid vestlusi, et oma seda traumakogemust ja elamise kogemust kuidagi mõtestada ja neid kohti ma ikkagi selle kogemusnõustamise koolituse ajal ka kirjutasin päris palju ümber, sest seda infot tuli hästi palju peale, mida tegelikult ma tundsin, et selles loos võiks ära kasutada. Mõtlen, et võib-olla teie ees ongi Eesti ainsad 2 kirjanik-kogemusnõustaja õpetajat. Päris kompa. Väga hea komplekti selle kokku. Ja mina olen Jõus ja mina olen siin täna sellepärast, et ma osalen Margus Karu sihtasutuse töös ja Laura romaani käsikiri sai romaanivõistlusel Margus Karu preemia ja siis mul on teile korra seda statuuti ka, et teate, millest ükski see räägib. Üks hetk. Ja ei leia. Igal juhul, et meie see mõte, miks me anname sellist preemiat välja, on see, et eriti noorel autoril on tihtipeale hästi keeruline pühenduda kirjutamisele, et oleks sellist aega ja rahu ja natukene saaks, ma ei tea, arveid makstud või nii, et sul oleks ükski selle loovusele ruumi. Ja siis meie mõte selle preemiaga oli see, et selle saaks kõige Margus Karulikum käsikiri ehk et raamat, kus on sellise raskeid olukordi, nende lahendamist, igasugust inimeste kaasatust, hoolimata sellest, mis on nende olukord parasjagu ja kõike seda selles raamatus on küll väga palju. Mina eile pärastlõunal saatsin Laurale sõnumi, et sorry, mul on nii viilik jutt, et mul on lihtsalt viimasel ajal täielik huller, et ma ei saa selliseks raamatut läbi lugeda, et ma sõin veel nüüd kargud ja ma olen nagu täiesti mingi, kõik on nii halvasti. Siis mingi tund aega hiljem saatsin sõnumi, et teema maas, ma ei saa raamatut käest ära panna. Siis ma jätsin kõik asjad ära, mis mul oli, sellepärast ma lihtsalt ei suutnud seda raamatut käest ära panna ja mul on suht harva raamatutega seda, et
väga, väga hea saavutus, aga mul oli ka huvitav selle raamatu puhul see, et kuna ma ise 20 aastat kirjutanud, siis ma alati nagu imestan seda, et inimesed proovivad minu tegelasi minuga samastada ja siis sinu raamatu puhul mul oli täpselt seesama tunne, et nagu sa ei saa teada neid asju kõiki nagu nii detailselt, kui see ei ole otse sinu elust maha kirjutatud et kui palju siin on sinu enda lugu või kuidas see raamat üldse alguse sai? No, see raamat, ma just mõtlesin sellele eile, et ma võiks oma nagu need 4 raamatut praegu liigitada niimoodi, et 2 on nagu saanud kuidagi inspiratsiooni rohkem sellises elamise käigus ja 2 on sellised, mis on saanud alguse transpordivahendites. Ja see konkreetne lugu on ka ikkagi nagu selline transpordivahendi lugu, aga ta ikkagi see nii-öelda alge oligi ikkagi hästi tugevalt selline oma elust leitud. Seal on hästi palju kujutatud ühte minu kunagist sõprussuhet, väga palju ka nii-öelda siis selle sõbra ja siis elamiskogemusest tegelikult nii-öelda inspiratsiooni saadud. Ja see lugu tegelikult tuligi minuni niimoodi, et ma sõitsingi selle sõbra sünnipäevalt öösel taksoga koju. Keegi oli mult sellelt sünnipäevalt oli küsinud ka, et kuule, et kas on ükskõik kuhu sa lähed, seal midagi juhtub, sa kirjutad sellest raamatu. Ja ma ütlesin, et ei, päris see nii ka ei ole, et ma nagu igast asjast ja kõigest raamatut ei kirjuta. Aga sellel õhtul, kui ma sinna taksosse istusin, siis ma kuidagi nagu tundsin, et need dialoogid, mis mul sel õhtul olid olnud, see, mis oli toimunud, mis oli võib-olla ka juba mõnda aega toimunud mu sõbra elus, kuidagi hakkas mu peas hargnema natuke rohkem kui oma soodu, et mul on lapsest saati olnud see komme, et ma nagu tahan mõelda olukordadele 10 erinevat varianti veel juurde, et mis võiks juhtuda, kui läheks nii, kolmandat moodi. Ja siis ma hakkasin ka nagu seda sama õhtut enda peas kuidagi võimalikel erinevatel viisidel lõpetama. Sõitsin taksoga kodu poole ja siis ma korraga teadsin, et selles loos siis see keskne tegelane on Anders. Ma teadsin, milline on see tegelane, kes on seal tema kõrval. Muud detailid olid mu jaoks veel natukene sellised ähmased, aga siis see nagu lugu pani ennast klotsi haaval kokku, nii et kui ma lõpuks koju jõudsin, siis ma tegingi kiiresti märkmeid, läksin magama ja hommikul, kui ma ärkasin, siis ma hakkasin seda lugu kirjutama. Küll mitte algusest, nagu ma ikkagi tavaliselt alustan, seda lugu ma alustasin umbes keskelt, sest mul lihtsalt see keskelt üks episood oli hästi selge mu peas, ma kirjutasin selle ära ja siis hakkasin mõtlema, et mis sinna ümber üldse tegelikult tuleb, et eks see elu tegelikult ikkagi ise inspireerib nii palju ja ma arvan, et ma selles mõttes olen päris laisk, et kui ma ikkagi näen nagu sellist head ainest, kui mul on huvitavad dialoogid oma sõpradega ja huvitavad olukorrad tööl, siis ma pigem tahan neid ära kasutada, sest minu meelest see on see, mis paneb kuidagi lood elama, see teeb kirjutamise minu jaoks hästi palju lihtsamaks ja ma arvan, et ka lugeja jaoks just nimelt siis saab tulla see kogemus, et see mõjub nagu päris elu. Mis see esimene stseen oli, mis sa kirjutasid? See oli see sünnipäev, mis seal loo keskosas on. Aga neile, kes ei ole veel raamatut lugenud, äkki sa siin teed väikse isutekitaja, et millest see räägib, miks ta peaks lugema? Ma arvan, et kõik need inimesed, kes mind kauem teavad ja minu seda kirjutamist kauem teavad, et see on see kõige jubedam asi minu jaoks, kui keegi ütleb, et räägi nüüd lühidalt, et millest see lugu on. Ja siis mul on see tunne, et see lugu ei ole mitte millestki, samas see lugu on kõigest ja et kuidas ma seda siis nüüd seletan. Aga põhimõtteliselt siis Andersi hoidja on Mirrist, kes on selline väga siukse keerulise trauma taustaga tüdruk ja ta satub siis hoidjaks, hooldajaks ühte perre, kus on väike lippudega poiss. Ja seda väikest poissi toetades siis saab ta sõbraks ka selle poissi vanema vennaga, kes rüseleb oma selliste tegelikult meie jaoks mitte nii nähtavate probleemidega. Aga kuna Mir tema valu samamoodi kõrvalt jälgima peab, et siis ta ikkagi üritab olla see aitaja, toetaja, päästja ja ma arvan, et lõpuks see lugu siis lähebki sinna suunas, et kuidas me proovime päästa kedagi, kes tegelikult ise ei taha üldse päästetud saada ja mis selle juures toimub meie endaga, kui me ei ole ka võib-olla
täiesti terved, täiesti paranenud, et mida see kõik endaga kaasa võib tuua. Siin raamatus on siis pere, kuhu Mir läheb tööle ja hakkab seal oma päästetööd tegema, et seal ta hoiab seda väikest poissi, aga siis toetab seda suuremat poissi ja siis saab sellele emale päris tugevaks karguks, et kui palju see ise nagu, et see peategelane Mir ise mõtleb selle nagu eetilisuse piiride peale, et kui palju ta tohib üldse kedagi aidata, et kui palju ta tohib seal selle emaga hängida, kui palju ta tohib seal selle vanema poisile nõu anda ja nii edasi. Et kui palju sa ise muretsesid selle pärast või mõtlesid nagu selle mingite eetika teemade peale? No oma töös ma olen ikkagi, eriti siis kui ma õpetajana töötasin, väga palju selle peale mõelnud, sest ma ka nagu tihti tundsin, et tahaks aidata palju rohkem, kui mina õpetajana aitama pean. Ja siis see nagu käid ja küsidki endalt kogu aeg neid asju, et kas on okei, et ma lähen tegelikult lapsega arstile kaasa või et ma viin ta kuhugi kohale või et ma üldse nii-öelda annan talle seda infot, et mis variandid on, sest noh, tegelikult me ju kõik tahaksime, et igaühel oleks turvaline täiskasvanu nii-öelda siis kuskilt ikkagi kodust, eks ole, kaasa antud, kes teeks neid asju tema eest ja temaga koos, aga alati seda võimalust ei ole ja siis eks see on nagu hästi selline keeruline positsioon, kus olla ja ma arvan, et see tegi mulle alguses ka nagu hästi palju liiga, et ma ei teadnudki, kuidas ma peaks neid olukordades käituma, tahaks ju aidata, aga võib-olla alati ei saagi ja eks seal siis nagu elu kasvatas ja õpetas, et mingitel hetkedel ma võib-olla tundsin küll, et äkki ma nagu selles aitamises lähen võib-olla liiga kaugele, et keegi teine vaataks kõrvalt ja ütleks, et kuule, et see ei ole sinu koht, see ei ole sinu roll, aga noh, täpselt nii nagu me kõik, eks ole, me teeme täpselt nii hästi iga kord, kui me parasjagu saame ja oskame ja siis me peame lihtsalt nende tagajärgedega toime tulema. Aga kuidas selle raamatu kirjutamine su päriselus toimis kõikide tööde, koolide, muude asjade kõrvalt, et kui kaua see sul aega võttis ja kas sul oli mingi hea kirjutamisrutiin või võib-olla ka, et võrreldes eelmiste raamatutega, et kas see kirjutamisprotsess sinu jaoks on pigem alati ühesugune? No ma arvan, et selle raamatuga mind aitas see, et ma selleks hetkeks olin enda jaoks nagu rohkem läbi mõelnud, et okei, sa nüüd vist oled kirjanik. Et mul on nagu, tegelikult mul on siiamaani ka praegu natukene seda nagu sükest imposter syndroomi, et mis siis, et mul on 4 raamatut ilmunud ja inimesed päriselt loevad neid, ma tean inimesi, kes on neid lugenud, siis mul vahepeal on ikka sükene tunne, et äkki ma nagu lihtsalt kujutan seda ette või et see ei ole ju nii päris. Aga selle raamatu nii-öelda kirjutama hakkamise hetkeks ma olin oma peas kuidagi jõudnud sellisesse heasse kohta. Ma otsustasin, et ma päriselt võtangi endale sellist kirjutamise aega. Suvel ma kirjutasingi peaaegu igapäevaselt. Mul olid sellised, jah, nagu sisuliselt oligi ikkagi niisugune tööaeg, et ma olin selleks hetkeks teinud endale kirjutamistoa, kus nagu kõik oli niisugune toetav ja mõnus ja õdus. Ja siis ma ikkagi iga päev töötasin selle loo kallal, see lugu oli mulle seinale visandatud, siis ma kogu aeg tõstsin neid postiteid ringi, lisasin mingeid asju, vahepeal võtsin asju vähemaks, sellepärast et noh, minu meelest eriti nende lugudega, mida me saame natukene nagu elust maha kirjutada, siis sinna nagu saaks hästi palju panna kogu aeg, et noh, elu me ju ise elame edasi, kogu aeg mingid asjad juhtuvad ja siis tahaks nagu neid ka sinna tegelastele külge pookida, aga siis ma ühel hetkel sain aru, et ei, et nagu aitab, et ma ei taha ju ka, et see oleks nagu 600 leheküljeline raamat, et ma tahan, et see lugu oleks ikkagi nagu kompaktne, ta ei muutuks ka nii-öelda selliseks, ma ei tea, 10 aasta katmiseks, vaid ta oleks ikkagi mingis sellises ajalises raamatluses ja siis ma nagu ühel hetkel hakkasin natukene ennast tagasi tõmbama. Aga jah, et selliselt nagu tööeetika poolest see oli, ma arvan, et kõige meeldivam protsess, mis mul kirjutades üldse on olnud kunagi, sest ma päriselt sain seda aega võtta ja ma päriselt tegelesin sellega ja ma tahtsin tegeleda sellega, aga noh, arvestades selle loo teemasid, siis emotsionaalselt oli kohati nagu hästi raske,
et toona ka sellel hetkel see siis sõber, kellelt ma nii-öelda inspiratsiooni sain, tema siis oli veel minu elus ja ma reaalselt vahepeal kirjutasin talle, et kuule, et ma olen su peale täna väga pahane, aga ma ei ole pahane tegelikult sinu peale, vaid ma olen pahane selle tegelaskuju peale, eks ole, ma olen pahane Andersi peale, kelle ma natukene nii-öelda lõin sinu põhjal, aga ma tahaks täna sulle ka midagi halvasti öelda. Et siis ma nagu tundsin, et vahepeal jah, need siuksed piirid muutusid hästi hägusaks ja neid emotsioone oli ikkagi hästi palju, et ma üldiselt näiteks, kui ma kirjutan loosse mingit kurba kohta, siis ma tean, et see juhtub, et siis ma ei nuta selle pärast, sest esiteks ma ise teen seda ju, et mul võin valida ka, et see ei juhtu, et ma ei pea neid tegelasi niimoodi kohtlema, aga selles loos ma ikkagi tundsin vahepeal tõesti, et mõnda kohta oli nagu kuidagi raske kirjutada ja see tegi mind ennast väga siukseks hapraks ja kurvaks ja ma ikkagi elasin neile tegelastele väga kaasa ja eks kõigis kirjanikes on natuke seda hullumeelsuse alget, et siis ma ka nagu päris tihti küsisin endalt, et aga nagu miks sa teed seda endale siis, vaata, et need asjad ei pea ju olema nii. Sina mõtlesid need asjad välja, et kui sa nüüd nagu nii hirmsasti kurvastad selle pärast, et võib-olla siis kirjuta teistmoodi, aga samas selles loos nagu oli hästi niisugune tugev autonoomia, et ta läks ikkagi väga omasoodu ja siis selle vastu ei saanud sõdida, et siis pidi nagu seda kurbust tolereerima kuidagi. Mida psühholoogid räägivad ja neuroloogid, ajuteadlased, et inimese aju ei tee vahet sellel, mida me parasjagu kogeme ja tunneme ja läbi läheme millest ja sellel, mida me meenutame ja sellel, mida me ette kujutame. Ehk et sellepärast muretsemine ongi nii asjatu tegevus, et kui sa muretsed, siis sa tekitad oma kehas kõik kortisol ja adrenaliini ja nii edasi, mingi organism läheb täiesti šokki ja tegelikult sa muretsed mingi asja pärast, mida ei ole parasjagu olemas. Ja samamoodi ka halbade asjade meenutamine. Ja siis ma ka ühel hetkel sain aru, et kurja kirjaniku tööst nagu 50% on see, et sa viid ennast sellesse mingisse stseeni, sa kujutad täpselt ette, kuidas kõik on nii õudne, kuidas kõik on nii halvasti ja mingi inimesed nutavad, saavad haiget, et sinu aju arvab sel hetkel, et sa parasjagu koged seda. Et siis nagu tegelikult samal ajal saab tegema ka eneseteraapiaga, kui sa tegeled mingitest hulludest asjadest kirjutamisega. Ja, et mõnikord nagu kirjutamine võib olla niisugune tervendav protsess. Ma arvan, et minu jaoks see lugu ikkagi ka hästi paljus oli, sest see, millega Mirri siin väga palju rüseleb, on siis ikkagi sellisest kontrollist lahtilaskmine ja selle aktsepteerimine, et me ei saagi võib-olla alati teisi muuta, parandada, korda teha. Ja minul on ka sellega jube raske, et ma pean seda aktiivselt endale igapäevaselt meelde tuletama, et kuidagi seda nagu läbi kirjutada ja just eriti neid kohti, kus ta siis peabki dialoogi siis oma psühholoogiga, et need olid ka mulle endale nagu sellised hästi tugevad meeldetuletused, et kuule, et tegelikult ju ongi okei lasta inimestel ise elada oma elu ja okei lasta teha neil need otsused, mis nad tahavad teha. Aga jah, siis teistel hetkedel oli küll täpselt selline tunne, et ei, et nagu see kõik läheb nii palju hullemaks ja nii palju raskemaks, sellepärast, et koos nende tegelastega nagu see raskustase kohati võimendus veel. Kas publikul on vahepeal küsimusi tekkinud? Kui ei ole, siis mõelge selle peale, sest pärast teil väga palju aega pole küsimusi küsida. Aga kas sa muretsesid ka, et see nagu liiga palju teemasid siia raamatusse sisse ei pane? Ja mulle tundub, et siin on igaühele midagi, et vahet ei ole, mis vanusest inimene seda loeb. Kui mingisugune olukord seal raamatus on tal niimoodi, et issand jumal, ma olen täpselt selles kohas ja see nõu, mida see raamat annab, on lihtsalt nõu. No, natukene küll ja, et eriti kui ma nagu selle loo puhul ise nagu täpselt, kui ma peangi rääkima, et milles see lugu on, et siis ma alati tunnen, et ma pean tegema nagu veidi sellist ettevalmistust ja läbi mõtlema, et mis ma nüüd siis täpselt räägin. Aga samas mulle tundus, et nagu nende tegelaste puhul kõik need asjad olidki väga loogilised ja mulle ikkagi meeldib nagu kirjutades püüelda selle poole, et see lugu oleks rohkem elusarnane. Ja päriselus meil ei olegi selliseid isoleeritud probleeme, et meil on see üks raskus, me tegeleme sellega ja siis on natuke aega hästi ja siis tuleb järgmine. Et tegelikult meil on ju inimestena ikkagi väga palju asju korraga õhus, millega me peame tegelema, hakkama saama ja mulle tundub, et nende tegelaste puhul see läkski nagu täpselt seda rada ja
ja ma arvan vähemalt, et nad kannavad selle välja, et nad on ikkagi lugejale piisavalt arusaadavad, nad on piisavalt sellised selged isiksused ja läbi selle ei teki võib-olla seda, et sa oled väga kaotsi seal loos, et kus see teema nüüd tuli, et ma ikkagi püüdsin nagu selle poole, et nad läheksid niimoodi harmooniliselt ja selgelt ka lugeja jaoks. Sest mul endal oli kõik väga selge, eks ole, mina mõtlesin selle välja, mina juhtisin vägesid, nii et minul küsimusi ei tekkinud, aga see, kui ma arvan, et lugejal ikkagi mõned küsimused tekivad, näiteks mult on praegu juba mitmeid kordi küsitud, et räägi mulle korra uuesti üle, et miks Andersil siis ikkagi oli nii raske või miks ta nagu elu nii keerulist rada läks. Ja tegelikult ma arvan, et see ei olegi selle loo puhul oluline sellest aru saada, sest vahel kui me olemegi kellegi kõrval, me toetame kedagi, siis me näemegi ainult seda, et tal on raske, aga me lõpuni ei tea, miks on ju. Et see inimene võib-olla avab meile mingeid killukesi, aga seda täitplaani me ei saa mitte kunagi. Ja kuna see lugu ongi Mirri perspektiivist, siis ma arvan, et me lõpuni ei saagi Andersi siis seda elamise raskust mõista ja ei peagi. Arvan, mina ka täpselt ei tea, sest mina ikkagi tegin seda lugu ka koos ikkagi Mirriga läbi ja tema perspektiiviga, ehk siis sellest peategelase vaatest. Siin on nii palju küsimusi. Üks nendest on see, et nagu sellises olukorras nagu praegu mingi mure ei ole minu jaoks inimesi naerma ajada. Aga ma räägin sellistest teemadest, ma praegu nalja ei tee. Aga siis, kui ma raamatut kirjutan, siis ma lihtsalt ei oska paberil nalja teha. Aga seal raamatus oli nii palju selliseid huumorihetki, kus mul oli lihtsalt nagu mingi ma armastan neid inimesi, mingi palun, et sa täpselt kujutad ette seda tegelast, kuidas teeb seda nalja, mingid asjad on nagu veits kohatud ja nii, et kuidas sa sellega toime tulid, et sa suutsid seda huumorit sinna sisse panna ja et ikkagi nagu tõsised teemad ka ja et need tegelased oma huumoriga olid nii autentsed. See on nii tore, et sa seda ütled, sellepärast, et minu mõelest ma ei oska üldse nalja teha. Et eriti just selline nagu, just naljakas kirjutamine on üli raske minu jaoks, et seda on nagu huvitav teada siis, et seal raamatus oli kohti, mis naerma ajasid, sest neid ma ei teinud meelega. Ja ma just paar päeva tagasi rääkisin ka ühele oma kolleegile, et see selline naljakas olemine ja nalja tegemine on tõesti nagu, ma olen juba aktsepteerinud enda jaoks seda, et ma ei oska seda, et ma võin rääkida ainult mingid väga halbu anekdoote, aga jah, et see võib-olla siis, võib-olla ongi see, et kuna need tegelased ikkagi mingil määral olid päriselust ainest saanud ja nad olid minu jaoks hästi terviklikud isiksused, ma olin neid lahti mõtestanud, kaardistanud, minu jaoks Anders ja Mirr mõlemad olid paberil hästi detailideks lahti kirjutatud, et võib-olla siis see koomilisus tuligi rohkem neist endist ja nendest isiksusest, kes nad olid, sest ma tõesti, ma ausalt ütlen sulle, ma ei üritanud nalja teha, sest ma tean, et ma ei oska seda. Aga kas ühegi oma raamatuga sul on pärast tekkinud tunne, et võib-olla kunagi tahaks järge kirjutada? Juhustega ma korraks mõtlesin sellele, siis oma esimese raamatuga, aga siis see tunne läks mööda. Ja see nagu, siuke lõpetatus minu jaoks tuleb nendes lugudes alati, kui nad valmis saavad ja ma tõesti, ma kuidagi tunnen, et ma tahan need tegelased ikkagi päris pikaks ajaks jätta sinna, kus nad on, sest neil praegu on kõik hästi, eks ole. Et kõigi lugudega ikkagi ma tunnen, et need tegelased jõuavad siukse teatava rahuni ja siis juba ongi hea, sest nad mulle on ikkagi sellised üsna reaalsed. Ma näiteks praegu tunnen ka, et mul on hästi keeruline, ma tean, et ma tahaks hakata juba uute asjade kirjutamisele mõtlema, ma tahaks teha siis algust uute tekstidega, aga samas ma olen sellises leinafaasis, et ma olen tegelikult Anders ja Mirriga viimased 2,5 aastat praktiliselt iga päev koos elanud, neist kogu aeg mõelnud. Nagu hästi palju sukest minu vaba aega on kulunudki just nende kahe tegelase selliste teemade peale ja siis nüüd neid korraga ei ole.
et nüüd nad on valmis, nad elavad oma elu, nad kohtuvad ise lugejatega, mina ei saa mitte midagi enam muuta ja see on hästi raske mu jaoks, et ja ma arvan, et sellepärast ma kuidagi väga nende järgede peale ka ei mõtle, sest kui me laupäeval siis Red Veidepaumiga Vikerraadios rääkisime, siis tema küsis ka järgede kohta, et tema tahaks just sellele loole järge, aga ma ei tea, ma võib-olla ei ole ise selleks valmis veel, äkki kunagi olen. Aga see lein, millest sa praegu rääkisid, et meil ka hästi tänulik, et selles raamatus käsitleb leina teemat erinevalt, et mitte ainult see, et keegi on surnud, aga ka näiteks sõpruse lein või mingi möödunud suhtelein, et isegi kui see möödunud suhe ei olnud täiuslik, kõik ei olnud imeline, see ei ole nagu mingi unistuste inimene, kellest seda kindlasti ilma jäänud, aga et see tunne, et su elus mingi koht, mis enne oli täis, on nüüd tühi. Et ma tunnen seda nii sõprade kui enda kui klientide pealt, et tänapäeval me justkui tunneme ennast süüdi, kui me leiname midagi, et kui nagu mingi sõber on elust ära kadunud või kui näiteks koondamine, kui inimene jääb tööst ilma, et siis see tänapäevane mentaliteet on siuke mingi hei, mõtled positiivselt, lähme teeme suuri tegusid, et mingi alusta ettevõte, et siis kuidagi, et mulle nii meeldis selles raamatus, et see nii rääkis nii rahulikult sellest, et miks see on raske, kui mingi asi ära kaob ja tore, et sa nagu enda selles teekonnas ka märkad seda, et need tegelased nüüd lähevad oma teed ja sul ei ole enam nende üle kontrolli, sest igaüks loeb seda raamatut nii nagu ise tahab. Ja nagu seda lugu kirjutades ma ise tundsin ka, et võib-olla see erinevate asjade leinamise teema mulle endale isegi on üks selliseid kõige olulisemaid, mis selles loos siis nende esile tuleb, sest tõesti, kui keegi lahkub meie seast selles mõttes, et inimene sureb ära, siis meil on mingid kindlad riitused, mida me läbime ja need on kuidagi ühiskondlikult normaliseeritud, eks ole, et me lähme matustele, me teeme selle protseduurika kõik läbi ja see on see leinamisprotsess, millega me oleme tuttavad. Aga näiteks sellised leinaprotsessid nagu lemmiklooma surm, tõesti sõbra kaotus, töö kaotus, kõik sellised asjad, et seal meil ei ole mingeid selliseid ühiselt välja töötatud toimetulekumehhanisme ja mõnikord siis tundubki ka, et kui inimene kogeb seda leina, et siis tõesti talle tahetakse väga kergekäeliselt öelda, et tuleb uus, tuleb parem, mis läinud, see läinud, aga tegelikult ei ole ju nii, et me ikkagi pikaks ajaks jääme tundma seda tühimikku ja mul on hea meel, et just need tegelased ikkagi võimaldasid mul ka neid teemasid hästi mitmest küljest käsitleda ja tuuagi võib-olla natuke rohkem esile seda, et iga kaotus on ikkagi meie jaoks kaotus. Kas vahepeal on publikul küsimusi tekkinud? Mina kogemusnõustajate koolis õppisin seda, et kui kellelgi pole küsimusi, siis ootad 2 minutit. Anna 120 sekundit vaikust ja siis mõni eestlane ikka murdub. Vaata rahulikult, kes eestlane murdub. Kuidas sa selle ema leidsid? Agnese tegelaskuju. See on nagu, ma ütleks tegelastega ka tihti on mul selline, et sa lihtsalt kuidagi kohtud nendega või ühel hetkel sul peas, seda on hästi keeruline kirjeldada, et ma kujutan ette, et sa ka võib-olla mõistad, et kui raske on vahepeal öelda, kus see idee tuli, sest ta lihtsalt kuidagi tuleb. Aga mul oli ka nagu Andersi tegelaskuju kõrval oli ikkagi mingisugune nägemus selge, et milline ma tahan, et tema ema oleks, millega tema ema peab rüselema, et üldse selline siis olukord nagu seal peres tekkida oleks saanud ja eks ma teda natukene komplekteerisin kokku ka sellistelt erinevatelt ema rollidelt, mida ma siis enda siis lähiringkonnas kuskil näinud olen, et võib-olla nagu koolis õpetajana on ka väga palju erinevaid emasid ilmselt just, et ta nagu sai selline väike pusle erinevatest emadest, keda ma siis ka olen näinud enda ümber, et jah, et kui mõned tegelased on nagu hästi selgelt mingi ühe inimese põhjal, et siis teised kuidagi saab niimoodi kokku komplekteeritud erinevatest nurkadest, aga jah, ma nagu ei olnud vist alguses kuidagi väga isegi valmis selleks, et see Agnese tegelaskuju tegelikult seal loos nii oluliseks saab või et teda nii palju seal peab olema,
aga see on ka täpselt see jälle, et sa alustad kuskilt ja sa tegelikult kunagi ei tea, kuhu sa selle looga välja jõuad, et selles mõttes kirjutamine on minu meelest hästi tore protsess, et see lugu võib nagu täiesti siukse oma suuna võtta. ja vist ongi ideaal see, kui tegelased hakkavad enda elu elama, et siis ei saagi neid peatada ja teevad, mis tahavad ja siis nagu oled seal lihtsalt siukene pealtvaatajad, et ma lõin teid, mäletate, ma tahaks teid kontrollida, ei saa. Aga mina tahtsin ka kiita nimesid, mulle väga meeldisid selle raamatu kõik nimed, minu meelest kõik nimed olid nende inimeste nägu ja lihtsasti meelde jäävad ja piisavalt erilised ja kuidas sa nimesid valid? Nendega on ka kuidagi siukene, et nad on nagu natukene ilmutused teinekord. Aga mõnikord mul on mingi selline hästi selge visioon, et ma tean seda mingit tunnet, et kuidas ma tahan, et see nimi kõlaks, aga ma täpselt ei tea, mis see nimi veel on. Et näiteks ühe tegelasega ühes eelmises raamatus mul oli see, et ma teadsin, et seal nimes peab olema R-täht. Ja siis ma lihtsalt hakkasin nimede raamatut lappama. Aga Andersi puhul lihtsalt mingil põhjusel, kui see tegelane mu peas tekkis, siis ta nimi oligi juba Anders ja nii oli ja nii jäi. Ja selle Mirri nimega oligi lihtsalt siis see, et kunagi, mul on nagu mingi selline naljakas lapsepõlve mälestus, kus ma mingil hetkel juhtusin mängima ühe väikse tüdrukuga, kelle nimi oli, siis hüüdnimi oli Mirru ja millegipärast see nimi jäi mind nii kummitama ja ma tegelikult tahtsingi alguses, et see hüüdnimi olekski siis sellel tegelasel ka just nimelt siis seesama Mirru, aga siis kui Mirr nii-öelda hakkas ka rohkem kuju võtma, siis ma sain aru, et see inimene ei ole kuskilt otsast Mirru, et mul tuleb see nii-öelda hellitav U-täht sealt ära võtta, sellepärast et ta on ikkagi nagu natukene niisugune teravam ja nurgelisem, et temas ei olnud nagu päris seda pehmust, mis minu jaoks selles esimeses nimevariandis oli ja siis ma tegin selle natukene ümber. Aga kõrvaltegelastena ma üldiselt ikkagi otsin neid nimesid tõesti lihtsalt niimoodi, et ma võtan ette, ma ei tea, naiste nime taas setini ja siis muudkui rullin ja vaatan, et okei, see oli päris tore nimi, paneme selle, hakkame minema, et vaatame, kas hakkab külge. Mõnikord ei hakka külge, aga enamasti kõrvaltegelastega kuidagi on lihtsam seda sobivust leida. Mina siis, kui mul juttu tuleb kuhugi, tuleb mõni mees, siis alati on see mees Toomas. Ma ei tunne ühtegi Toomast, et võib-olla Toomas on minu jaoks nagu siukene täiesti tühi leht, et see Toomas võib olla ükskõik kes. Ja siis mul mingi hetk tegid paranoia, et kui keegi vaataks hoolika pilguga mu raamatut läbi, siis oleks mingi 700 erinevat Toomast. Et võib-olla ma alati ei mäleta nende nimesid ära muuta. Ja Tom ja Tommi ja nagu erinevad versioonid. Aga romaanivõistluse žürii kiitis väga ka seda, et sa näitad sellist tänapäevast Eesti elu, mida Eesti romaanides pole väga palju näha saanud. Et võib-olla ongi see, et noorte romaanides on kindlasti rohkem, aga et küllalt paljud täiskasvanud romaanid, mis ilmuvad, ikka veel mängivad just niisuguse vana maailmaga, et meil ei ole TikToki ja meil ei ole mobiile ja meil ei ole sõnumeid ja meil ei ole noortel autosid ja et kas see oli sinu jaoks mingisugune otsus või see lihtsalt kõik ise kujunes? No, mulle meeldib pigem ikkagi kirjutada nendest asjadest, mida ma tean, ehk siis võib-olla nagu keerulisem ongi minna praegu ajas tagasi, eriti kui see lugu on ikkagi selline hästi realistlik, minu jaoks ka toimub nüüd ja praegu, et siis muidugi nagu kirjanduslikult kuidagi see maailm, kus me ikkagi peame saatma nii-öelda nuputelefonil sõnumeid ja helistama, et see on kuidagi selline romantilisem ja kuidagi hubasem, aga meie tegelikkus on juba mõnda aega teistsugune olnud, et siis mulle tundub, et need tegelased ikkagi lõpuks sobivad ka sinna paremini ja isegi noortele kirjutades näiteks seda Oodates Norra kuningat nii-öelda algses variandis ma kirjutasin ka niimoodi, et seal ei olnud veel seda internetimaailma ja sellist elu üldse sees, aga siis mul üks sõbranna ka toona luges seda käsikirja ja ütles, et kuule, et mina mäletan seda maailma küll ja mina olen selles maailmas kasvanud, et meil ju oligi nii, aga ikka natuke on imelik ja siis ma saingi aru, et jah, et ikkagi tuleb nende tegelastega tulla kaasa sellesse aega, mis meil on praegu. Küll näiteks üks asi, mille ma
pigem üsna teadlikult jätsin välja Andersi hoidjast, oli see, et ma ikkagi kirjutasin seda siis, kui meie nagu sellises argipäevas oli koroona väga tugevalt kohal, selle järelmõjud ja ma ikkagi mõtlesin, et kas seda panna sinna sisse või ei, aga see tundus jälle kuidagi liiga värske, et mõned asjad minu meelest, mis meil on siin nii-öelda argipäevas kohal, on teinekord ka kuidagi liiga teravad või liiga aktuaalsed, et neid veel siis nii-öelda lugudesse sisse kirjutada. Pluss mulle endale hakkas tunduma, et siis selle Kenneti tegelaskuju, kelle hooldajaks siis Mir läheb, et tema vaesekese elu oleks veel keerulisem siis ja mul oli sellest tegelasest ka kuidagi kahju, et ta peaks veel nii-öelda siis selles lakkamatus koroonahirmus justkui ka siis olema seal kõigi nende sündmuste keskel, et siis selle ma näiteks jätsin väga teadlikult välja. Kas on vahepeal küsimusi tekkinud? Uurin teile ükshaaval siin. 2 minutit. Hästi, mõelge. Mina alati loo kirjutamist õpetades räägin sellest, et väga oluline on, et lugeja saaks seda raamatut kuulda, seda raamatut mõista, seda raamatut nuusutada, et siis lugedes Andersi hoidjat, siis ma ka iga kord olin niimoodi, et sa kuidagi pikid sinna sisse mingeid laule, mida tegelased üksteisele saadavad, aga sa ei ütle neid laulude nimesid välja, vaid sul nagu tekitad siukest mingit, nagu natukene kirjeldad seda muusikat, aga ma ei tea, ütled umbes žanri ja ütled umbes mingi biidi ja siis ma ise hakkan enda peast, või noh, et nagu, et ma ütlen, et see võiks olla selle bändi see lugu või nii. Ja siis eile lugemise ajal ma olin lihtsalt lõpuks nagu niimoodi, et ma olen poodi minema. Et see Mir sööb sul kogu aeg lõhet, et ma mäletan, minu niimoodi lõhet ostsin ja siis mul oli, et okei, ma lähen lõhet ostma ja siis joovad seal Agnesega veini ja siis ma kurja mõtlen ja pudel veini ka. Ja siis tulen seal tagasi niimoodi, aga et kuna ma sõin paar päeva tagasi pargud, siis tulen sealt poest tagasi, tulen ja mul elu sees nii kaua, kui mul oli eile kakkudega, mul oli lihtsalt nagu, et ma tahaks, see raamat on mul kodus ja ma tahan seda lugeda ja ma ei saa, ma lihtsalt olen mingi tänaval ja nii. Ikka olen terve tänava ees. Ja siis jõudsin tuppa ja siis seal raamatus oli täpselt selline hetk, kus üks tegelane õpib liiklema abivahendiga ja siis loen sul lõhet, joon veini, pisarad voolavad. Et nii äge, et see raamat tuli minu jaoks nagu nii õigel hetkel, nii paljude teemade mõttes, et kas see meelte kaasamine on mingi asi, mida sa teed teadlikult või see on mingi su enda maailma tajumise viis? Ja see on küll üks selline asi, mis ma olen üritanud rohkem endale sisse harjutada, et mul vahepeal isegi oli telefonis ka see meeldetuletus, vist oligi mul nende notesides kirjas, et lisameelelisi kogemusi ja siis kui ma seda käsikirja läbi käisin, et siis ma ikkagi natukene vaatasin, et just neid nagu katkendeid, kus tegelased ikkagi tunnevadki mingit lõhna, kuulevad mingeid helisid, et see oleks kuidagi nii-öelda natuke rohkem ka lugeja jaoks avatud, sest mulle endale ka tolles hetkes, ma lugesin hästi palju Valérie Perrini siis kirjutatud prantsuse keele tundidest on väga kaua aega möödas. Aga jah, et temal on nagu hästi palju sees seda, et see nagu päriselt nii-öelda kogedki seda maailma hästi meeleliselt. Ja see on kuidagi väga inspireeriv olnud, et siis ma arvan, et need eeskujud nagu ka väga palju siis mõjutasid, et ma sain aru, et see on nagu asi, mida ma tahan enda loomingusse ka rohkem sisse hakata tooma. Ja siis veel üks asi, mis mind vapustas, oli see, kuidas sa suudad mind visata nagu mingist seinast seina emotsioonidega mingi ühel hetkel ja siis järgmisel hetkel mingi totaalne masendus, mingi issand jumal, kas nüüd juhtub see. Et see võib-olla on isegi sellises Eesti romaanis üsnagi harjumatu, et nagu Eesti film, siis ka tihtipeale Eesti romaan on üsnagi selline palju aknast välja vaatamist ja vaja ja halli taevast, et kuidas sul selle pinge loomisega või sellega, et kas sa niimoodi juba pikalt mõtled ette, et nii varsti ma hakkan eksitama, varsti ma hakkan mingisuguseid siin mingeid leivakoorukesi maha
puistama ja juhatan nad metsa tegelikult läbi koopasse? No selle loo puhul ma ikkagi natuke tundsin et ma kuidagi pisut tahan nagu vahepeal neid mingeid siukseid repliike sinna sisse põimida, mis lugejad panevad natuke niisugust kõhedust tundma või mõtlema, et mis nüüd saab või kuidas siis need asjad saavad veel hullemaks minna. Aga ma arvan, et seal ikkagi ka see noortele kirjutamine, mida ma siis esimese 3 romaaniga ikkagi tegin, et see ka hästi palju kasvatas selles osas, et kui ma neid lugusid kirjutasin, siis ma kogu aeg tundsin, et peab olema mingi tempo, et see õpetaja külg ka minus kogu aeg siis sisendas mulle seda, et kui sa nüüd korraks lased selle rihma lõdvaks ja jäädki aknast välja vaatama, siis nad on läinud. Siis nad enam ei kuula, siis nad ei mõtle kaasa, nad panevad selle loo ära ja nad ei taha sulle koos aknast välja vaadata ja vihmapisku lugeda. Aga selles loos ma nagu tundsingi, et ma ise võib-olla olen ka kirjanikuna jõudnud sinna, et ma võib-olla tahan natukene rohkem katsetada, ma tahan natuke rohkem rääkida neist asjadest, millest mina tahan rääkida, mitte mida ma arvan, et lugejal on vaja. Ja selles ma arvan, et siis kuidagi need asjad harmoneerusidki hästi siin Andersi hoides, et ma saangi proovida mingeid võtteid, mis ma olen enda kirjanduslikelt eeskujudelt õppinud ja samas natukene ka siis mängida selle looga ja rohkem võib-olla just kaevatagi neis kohtades, mis mul endal olid huvitavad, et ega siin selles loos ka ju väga palju juhtub tegelikult tegelaste sisemaailmas ja sellises mõtteprotsessis. Kas on kuulajatel tekkinud küsimusi? See on viimane rohkem küsimusi. Üks 50 veel. Hästi. Laura, kas sul endal on veel midagi hinge peal, mida sa tahaksid siinsete lugejatega, oota veel enne, sa võid mõtleda, aga veel küsida, et kellele see raamat on? Et kui praegu keegi siin, kes ei ole veel lugenud, ostaks selle kaasa kingiks, siis kellele ta võiks selle kinkida? Ma arvan, et see raamat on eelkõige sellele lugejale, kes kuidagi viitsib selles inimeseks olemise kogemuses kaevata ja kindlasti neile, kes kas ise oma kogemusest teavad või on nii-öelda kõrvalt näinud seda aitaja või aidatava rolli. Et ma arvan, et siin jah, sellist nii-öelda vanusegruppi tal ei ole, sest tõesti, nagu sa ka enne ütlesid, et ma arvan, et selle looga saavad suhestuda mitmed teismelised, aga samas ka nende vanemad, noored täiskasvanud. Ehk siis siin pigem on nagu mingid sellised elukogemuslikud asjad, mis võib-olla selle loo lugeja kuidagi nii-öelda määravad. Aga jah, ilmselt kõige rohkem on see sügav soov sellest võib-olla sellisest nii-öelda traumast paranemise rüselusest ja kõigest sellega kaasnevast aru saada. Et siin loos ma ütleks, et natukene ta võib-olla ilukirjanduslikus võtmes üritab ka seda eneseabi poolt siis nii-öelda pakkuda, et kuidas mingites olukordades võiks mõelda, kui mul ongi raske asjadest lahti lasta, kui minus on ikkagi näiteks tohutu teiste inimeste päästmisvajadus, mingid sellised nii-öelda teemad võiksid siis vastuse saada. Sa ütlesid praegu, et võib-olla inimesed, kellel on traumadega tegeledes, aga mulle tundub, et enamik inimesi, vähemalt see eestlaste kodune kasvatus, et pole sul häda midagi ja et see, et üldsegi tunnistada, et mingist asjast on trauma, on eestlasele nii ebaiseloomulik, et meil on mingi kõik on hästi 5 aastat plaan täidetud ja kolhoosil läheb super hästi. Et see, et inimesed nagu kujutavad ette, et see trauma on miski nagu mingi tohutu, ma ei tea, lapsepõlve või mingisugune õudus, et ma ei tea, keegi peksis ja hoidis vangis ja ma ei tea, süüa ei antud ja nii edasi. Aga tegelikult traumad võivad olla väga väikesed asjad, millest me ise pole teadlikud ja millest pole teadlikud ka inimesed meie ümber, mida see lugu ka väga hästi illustreeris, et need tõesti, et me ei tea, mis Andersil on, aga et igaüks kogeb ju valu erinevalt. Ja võib-olla see ka nagu, ma arvan, et ka sellistest asjadest enda rohkem kirjutamine, ka just nii-öelda ilukirjanduslikus võtmes, võib-olla saab ka natukene rohkem suunatagi selle nii-öelda sisekaemuse juurde, eks ole,
et kuidas ma vaatan inimesi, kes on mu ümber ja kuidas ma, millised võib-olla hinnangud, hoiakud ma võtan nende kogetu suhtes, et see, mis ühel on üks, on teisel võib-olla hoopis teine elamise kogemus ja me peamegi võib-olla selle vahel kuidagi õppima laveerima. Ja sa juba tead, mis sa järgmisena hakkad kirjutama? No, mul tegelikult on üks asi peaaegu valmis. Sest kui ma Andersi hoidjat lõpetasin, siis ma kuidagi samal ajal tundsin, et ma tahan ühte lugu veel alustada. Ehk siis ma kirjutasin paralleelselt korraga 2 lugu ja see sai... Sul ei ole kunagi nii olnud või? Et see sai ka tegelikult nagu siukse esialgse variandina valmis, aga nüüd ma lihtsalt tean, mis ma selles loos ikkagi ringi tahan teha, mida see lugu veel vajab. Ja mulle tunduks, et on loogiline minna järgmisena edasi sellega, aga samas mul on 1, 2, 3 ideed, mis juba tegelikult väga kaua närivad ja võib-olla siis hoopis lähen mõnda teist rada, et kunagi ma näiteks kartsin väga, et üldse kui ma mõtlesin sellest, et kas kirjanikuks saamine, kas on üldse lootust, kas minul on üldse piisavalt seda miskit, et äkki mul saavad ühel hetkel ideed otsa. Et siis nüüd mul on natukene nagu tunne, et pigem häda on selles, et ideid on liiga palju. Ikka mõtlen, et võib-olla ühel hetkel peaks põhitöölt ära tulema, aga see kontseptsioon Eestis kirjutades on ikkagi päris keeruline. Nii et eks ma pean siis hoolega valima, et mille jaoks parasjagu tuju on, aga mulle siin on mitmeid kordi juba osutatud ka, et mu siiani enamik raamatud on ilmunud siukse 1-aastase vahega, ja mõnikord peaaegu iga aasta siis on olnud raamat, et siis eks ma pean vaatama, kuidas selle tempoga läheb, et siis järgmine aasta saaks ka ikkagi raamat olla, et kui on juba siukene tore muster, et siis seda ei tohi rikkuda. Tahtsin ka öelda, et siis kohtume aasta pärast siin samas või suuremas saalis, aga on sul veel midagi endal raamatuga seoses, Andersi hoidjaga seoses hingel, mida sa tahaksid jagada? Ma ei teagi, praegu vist nagu kõik siukene olulisem sai räägitud. Ma loodan, et see neis, kes ei ole lugenud, ärgitas natukene seda huvi ja mul üldiselt mul nagu kõigi lugudegagi mul on kuidagi alati see lootus, et kõik lugejad, kes kohtuvad nende tegelastega, et nad kohtuvad nendega õigel hetkel ja sellises eluetapis, et nad saavad neile siis võimaluse anda. Ja kuidagi see on nagu alati see, mis jääb, nagu kui tekstid sinu just välja lähevad. Super, kohtume järgmisel aastal Laura järgmise raamatu esitusel. Aitäh sulle väga. Ja kes veel oma eksemplari autogrammi ei saanud, siis autor jagab autogramme ja pilti tohib ka autoriga koos paluda.